Chillit Bang jätkab köögipoolel. Täna meie kuulajatele ja vaatajatele serveeritud eriti hõrk haruldus. Kõrgtasemel loovtegelane, kes vahelduseks polegi mees. Oma pikal pürgimisel tippu on ta pidanud mitmeid ameteid, kuid tänaseks on ta ilmselt kõige rohkem auhinnatud reklaaminaine Eestis. Tere Kessu! Tere! Ma ei tea, kas sa ise mäletad aastal 2003 või 2002 kunagi filmisime restoranis Elevant ühte Starmani klippi, kus Hannes Võrno oli peaosas. Ja väga hästi mäletan, väga naljakas. Sest sina olid seal tiimikunstnik. Ja ma olin tiimikunstnik, aga ma tuletan meelde, et ma olin ka Hannes Võrno üks naistest. Olid jah, muidugi. Haaremis. Olid küll. Seal klipis või? Ma mõtlesin selle lojal. Ja. Elevanti põrandal vaipade peal. Väga peen. Uskumatu. Mis ameteid sa veel oled pidanud enne seda, kui sa nüüd päris seal tipus, suveräänses tipus kükitad? Jah, võt see on, võibki öelda, et hunt kriimsilma. Et selles mõttes see valdkond nagu päris lendur, lüps ja luuletaja ma nagu pole olnud, et kõik, mis ma olen teinud, on ikkagi jäänud selles mõttes sinna loome valdkonda või nagu sinna loome sfääridesse. Aga jah, et kuna ma ju pärinen ka lapsepõlv oli sügaval nõukaajas, kus sellist pikka mingit sellist muretut noorust ei olnud, et tuli hästi vara, nagu kuidagi tahtsid taskuraha, siis tuli hakata ise tegutsema ja siis hakkame siis sellest pihta, et mul ema on ju teatri- ja filmikunstnik ja siis ma arvan, ma saingi päris teismelisena käe valgeks, kui oli vaja emal aidata filmivõttel abiks olla, kostüüme tassida, mingi sinelitele silte õmmelda, mingi paksudes riietes kuskil võttel kostümeerida, et põhimõtteliselt ma arvan juba 15-aastaselt umbes, siis ma juba sain niisuguse asjaga tegeleda. Ja siis teisest küljest mu isal oli 90ndate alguses oli Eesti esimene disainibüroo, uskuge või mitte, mis on tegutsev siiamaani, mille nimi on Irvin Art. Et mu isa muidugi teeb seda üksi põlve otsas ja tal vist see koosseis polegi kunagi teab, mis suur olnud, aga tegutsev reaalselt isa veel disainib ja teeb, et ja siis ma saingi tema juures, sain olla jooksupoiss, viia kromaline trükikotta, vaadata kõrvalt, kuidas disaini tehakse, siis isa ka mind suunas arvuti taha, et lisaks sellele, et õpetas mind tuumi mängima, siis õpetas ka mulle, kuidas töötavad Corel Draw ja igast muud vahvad programmid, et jah, sealt ja siis ma edaspidi juba ka ütleme niimoodi, et olen õppinud päris mitmes koolis EKAs ja siis non gratas Pärnus ja siis esimene nagu päris ametlik töökoht oli mul siis niimoodi, et ma olin veel EKAs tööl ja mul oli väike laps, siis oli hädasti raha vaja ja siis vaatasin, tollal olid ju need kuulutused kõik ajalehes, et kui tööle tahad minna, on ju, siis tegid ajalehe lahti ja vaatasid mingi firma Glasmir otsib kunstnikku. Glasmir OÜ. Ja siis see oli aastal 2000 äkki või, 2001, midagi niukest. Ja siis ühesõnaga helistasin, ütlesin tere, soovin kunstnikuks tulla, siis kutsuti kohale Mustamäel, oli mingi siuke, ikka suur firma. Ja siis ma töötasingi 2 aastat siis seal ülikooli ajal ja see oli nagu, ma nüüd nagu väga detailidesse ei lasku, aga ütleme nii, et see oli piisavalt hull töökoht, et ma sain sealt väga hea kogemuse nagu arvuti asjades ennast arendada ja siis ka teha vaateaknaid ja poe sisekujundusi ja kõiki mingeid niisuguseid asju. Ja siis välja töötada ka veel terve kunstiosakond nagu seal firmas, et mis oli nagu siuke väga noorele inimesele nagu siuke põnev challenge. Ma arvan, et igas nagu siukses, ütleme, tavalises firmas siukest asja poleks juhtunud, aga võt oli see aeg ja see koht ja ma olin seal on ju. Et see oli kindlasti põnev ja edaspidi läkski siis nii, et tundsin, et see etapp sai elus läbi ja siis
siis oli juba Messengeri aeg ja siis mul sõbranna ütles, et kuule, et keegi, mitte et ma oleks öelnud kuskilt, ma otsin tööd, aga et kirjuski, et mul üks tuttav otsib nagu art-direktorit. Ja siis ega ma nagu sellest reklaamimaailmast nagu ei teadnud, aga ma seal firmas siis Klasmeris olin juba nagu teinud ise nagu mingi oma nagu mingi kõhutundega mingeid reklaame, loonud ilma mitte mingi nagu selles mõttes nagu eelteadmiseta, sest no ma seal EKAs õppisin tegelikult nahakunsti üldse. Nahakunsti? Ja ma olen õppinud köite, kunsti ja aksessuaaridisaini tegelikult üldse. Eriti cool. Ja nüüd tuleb välja, mul on isegi selles magistrikraad. Kus see niimoodi välja tuli? Vaata, see on see, et ma õppisin 4 aastat ja nüüd nad nagu taasarveldavad või teevad nagu ümber seda süsteemi, et läks, teed bakalaureuse kraadi ja siis läheb 20 aastat mööda ja siis öeldakse palju õnne, sul on magister. Et no vot, ühesõnaga, ma nüüd hüppan jälle tagasi sinna ja siis ma nagu mõtlesin, okei, reklaam põnev ja võtsin siis selle inimese kontakti ja läksin temaga kokku saama. No tead, siis oli suur Age kommimaja seal vaata selles, mis on seal Metalli tänav ja seal see. Nii, läksin sinna ja siis tuli välja, et see mees oli Indrek Widerfeld ja siis ta vaatas, mul oli siuke portfoolio kaante vahel, nagu tead, nende ümbrikute sees oli A4 on ja lappas seal neid ja siis ütles, et reklaami sa ju teinud ei ole, aga nagu midagi sinus nagu on, et ma ei saa sind AD-ks võtta, sest sul ei ole mingit kogemust, aga et tule disaineriks. Ma mõtlesin, et mis see ikka on ju, et ikka tore jalg ukse vahele saada ja siis läksingi disaineriks. See oli Peits või? Jaa, see oli Indigo Peits ja siis sealt edasi ongi juba ajalugu, et sealt hakkas see pall veerema, et siis Indigo Peits oli 2 aastat äkki, siis ta äkki millegipärast kaotati see agentuur, pool inimesi saadeti sinna Peits läks üldse worldwide'ina laiali ju mingil hetkel, Peits kadus ära. Ja ilmselt võib-olla see põhjus oligi seal kuskil ja siis teine pool läks Agesse. Aga kuna siis minu suur eeskuju mentor oli Veiko Tammjärv AD, siis Veiko läks taevasse ja siis mina nagu tema eeskujul mõtlesin ka, et ma olen taevasse. Aga kuna ma nagu selleks hetkeks kuidagi olin aru saanud, et esiteks, et on nagu, et mulle meeldib see töö ja teiseks ka seda, et tundub, et ma võiksin selles töös päris hea olla, siis ma läksin sinna taevasse juba nii, et ütlesin, et kui tahate mind tööle võtta, et siis ma tulen ainult art-direktoriks, et ma disainer ei ole enam. Sest tegelikult ma seal Indigo Peitsis, kuna mul nagu Indrekuga kuidagi klappis, siis me seal lõpuotsa juba pusisimegi teha mingeid asju, et ta tuligi minu juurde, ma juba tegelikult pakkusin talle nagu ideid ja et juba tundsingi nagu, et mulle võiks nagu see töö nagu kuidagi klappida. Aga Indrek oli projektijuht või oli ta loovjuht seal Peitsis või? Ta oli seal loovjuht ja ma tean, et ta kunagi alustas projektijuhina küll, aga minu arust kuskil mujal, mitte seal. Et kuskil varem, aga seda ma ei mäleta kus kohas. Mis ajal sa Photoshopi ära õppisid siis? No Photoshopi ma tegelikult õppisingi, väga hea küsimus, selles mõttes, et ma õppisin Photoshopi ära täitsa ise tutorialide järgi internetist ja siis oligi niimoodi, et EKAs ka õpetati siis ka minu erialal seda Photoshopi, aga selleks ajaks, kui mul need Photoshopi tunnid hakkasid 3. kursusel, siis ma juba sain aru, et ma juba kõiki asju oskan paremini kui õpetaja. Et mitte, et ma oleks talest kuidagi nina alla õõrunud, aga lihtsalt tundsin nagu, aga praegu ma vaatan nagu selle aja Photoshopi töid ja valus, väga valus. Aga nii need asjad käivad, piinlik ka ei ole. Minu Photoshopi lugu, kui ma võin rääkida sulle, Oden. No, mitte ainult mulle, aga räägi, kuulama. Et sa küsisid, on ju. Ja läksin Eesti Reprokeskusesse tööle kunagi. Ja Sergeidi Tõkk kuulus tore fotograaf ja siis mõnda aega minu ülemus. Siis rääkis mulle, et me siin tegeleme värvilahutuse asjadega, meil on disaini osakond ka ja vahest on vaja midagi disainida, et sa ju oskad kõiki neid programme, Photoshoppe ja asju ja ma küsisin igaks juks, kas manuali kaasa, et järgmine päev pidin tööle tulema hakkama nagu siis Photoshopi kasutama, aga ma polnud
nagu seda avanudki kunagi. Siis ma võtsin öö otsa, lugesin ja kujutasin ette, et mul on arvuti ja siis tegin neid liigutusi, lugesin sedasi öö otsa läbi ja hommikuks oskasin, nii et ma läksin tööle järgmine päev ja panin arvutit käima panna ja ei osanud, aga no see oli see suur torn Mac, mingi Power Mac. Ja siis, et arvuti ei käinud, siis ma tükk aega passisin, siis Sergei tuli ja ütles, et mis sa passid? Et hakka tööle. Et kuule, ma lähen võtan kohvi, pane see arvuti käima. Kui sina paneksid selle arvuti käima, siis kuidas sa teeks? Siis ma läksin nurgas, ta pani tööle, siis ma piilusin, kuidas ta see käis tagant. Kusjuures ma võin hästi sarnase loo vastu põrgatada, tõesti hästi sarnase loo, see on nagu uskumatu, et see siis seesama, läksin sinna Indiga põitsi siis tööle, võeti ju portfoolio alusel ja siis kuna oli väike selline kuu aega, eks ole, et kuu aja pärast tule tööle, siis see Indigo Peits oli läinud remonti, see Agemaja oli läinud remonti ja neil oli ajutine kontor oli Bulldogi pubi peal korrusel, üleval korrusel ja see oli keset suve, kõigel oli suvevaheaeg ja siis seal oli nagu umbes 40 kraadi kuuma, konditsioneeri ei olnud, see oli täiesti tühi, kõik ajutine kontor, siuke täis topitud, eks ole, ja siis ühtegi inimest ei olnud, ma läksin hommikul kell 9, umbes esmaspäeva hommikul sinna, siis tuleb nende kauboisaabaste klõbinal tuleb Margus Klaar, selle Indigo Peitsi direktor, teeb mul ukse lahti, on ja tule sisse ja sa oled see uus töötaja, väga hea, et meil on vaja Aaviko friikartulid trükki saata, pakend, et arvuti on siin ja siis ta läks ise minema, õnneks, sest esiteks on see, et ma olin küll töötanud arvutiga, aga ma olin töötanud ainult PC-dega, ma ei olnud kunagi Maci taga istunud isegi. Ja siis, ja kuna need programmid olid teised, seal oli freehand, aga mina olin töötanud ainult Corel Draw'ga ja ma pidin trükifaili tegema nagu official, nagu mingi Aaviko friikartuli pakendi nagu trükki saatma, et kella 8 tee ära. Ja siis ma olin nagu mingi paanika. Ja, aga see on nagu miljoni mäng on ju, et helistasin isale, kuule, et mul siin nagu mingi see Mac ja siis freehand, et vaja see trükifail teha, et kuule, mis ma teen nüüd? Aga kedagi ei olnud ka vaata ja ma tegin ära ja ma mõtlen, et kui see olukord oleks olnud nagu iga teine olukord, siis ilmselt see oleks jäänud ka mu viimaseks tööpäevaks. Aga ma sain selle faili tehtud ja siis on ikkagi see, et siis tekib juba selline challenge, et pekki nüüd on vaja käebäse asi selgeks saada, muidu läheb halvasti vaata. Et see enese alalhoiu instinkt hakkab kohe tööle ja tundub, et nii palju kui neid on käinud siin nüüd selles kitchen pooles neid tegijaid, et see bluff oli nagu selle ajastu üks sükene nagu põhiline, et mindi lihtsalt peale, et oskad seda ja tegelikult ei oskan midagi, aga nii-enda jooksu pealt siis nagu tehti. Äkki see on ka seotud ikkagi mingi nooruse hulluse, kas ma hakkasin mõtlema, et sinna Klasmirisse ma läksin samamoodi, ütlesin, ma oskan kõike, normaalne, siuke 24-aastane inimene oskab kõik. Mina ei tea, minu meelest on see meie eriala nagu värk üldse, et me läheme ju ka klientidele peale, kui me ei tea mõnest asjast mitte midagi, ütleme küll, me ära lahendame, ikka lahendame lõpuks. Ja lõpuks lahendadki, jah, kuidagi. Aaviko friikartuli trükki. Aga said siis aru vähemalt, et freehand on ikka 1000 korda parem kui Corel Draw? Jah, ma arvan, et see üleminek nagu toimus väga kiiresti, aga võta või jäta, et tänapäeval ikkagi kasutatakse Corel Draw'd, et sa põrkad, tähendab mitte nagu töös, mitte agentuuris enam, aga ütleme niimoodi, et kui mingid muud asjad, et siis avastad näiteks, et keegi kasutab mingi Corel Draw'd, see on elus senimaani. Tal on uus nimi, aga ma ei mäleta, mis nimi see oli. Seda ma ei tea. Aga lõpp on ikka CDR-failid. Ja siis ma mõtlesin, mul tekkis isegi lausa kiusatus, kui ma vaatasin, et nüüd see Soome eurolaulu, vaata see võitja, tal oli nagu Windowsi särk on ju, äge on ju. Siis mõtlesin, kurat, tahaks seda Corel Draw särki endale, et siuke nagu see õhupalliga, see värvilise selle õhupalliga logo. Ja sketš oleks siuke tore, võib-olla tulen Kuldmunale selle Corel Draw särgiga. Corel Draw 2. Me lähme ju disainis ka vaata nagu tagasi sinna, kus ma nagu kunagi alustasin ja siis nagu lootsin pääseda nagu kind of. Ja siis nüüd me oleme lihtsalt nagu häbitult seal, sellepärast, et ega see teiste jaoks ei tähenda midagi, see tähendab vaid minu jaoks midagi. Aden tegi meil üks päev loengu tänapäeva noorte
mis ta on? Gen Z disaini eelistust, et no see ongi põhimõtteliselt Corel Draw 1 ja Windows 95 noh. Kogu see esteetika ja kuidas see kokku pannakse arusaadavust. Kõik, mis on digimaailmale eelnev on see, mida nad nagu fännavad. Või ütleme siis see digi, nagu me teame tänapäeval, et seda nad esteetikat mingi naljakas nostalgia moment. No aga trendid tulevad ja lähevad. Aga tagasi tulles sinu juurde. Et sa oled üks, võiks öelda minu teada vähemalt, võib-olla neid on veel, aga kunagi me sinuga oleme vestelnud sellel teemal. Aga mul on tunne, et sa oled üks väheseid neid agentuuri loovpoole juhte, kes pole alates sellest 2001. aastast eriti oma elustiili nagu kuidagi nagu investeerinud selles mõttes nagu fancy's mõttes, vaid et sa nagu endiselt kolistad mööda nurgataguseid sõidad, ma ei tea, kas sa sõidad veel Villem Valme Saabiga ringi või? Ja mul oleks eile ref katki, nii et ma pidin täna taksoga tulema. Okei, ütlen Villemile edasi. Villem ei ole süüdi. Siis suhtled pööbliga, pikutad glampingutes. Kas see ongi sinu edu võti äkki või? Sest ma ei ole kuulnud, et mingi Urmas Lilleorg või Rain Pikand nii teeks või keegi, ma ei tea, Leslie. Saad sa sealt head insighti? Ikka saan, et jah, võib-olla ma võin öelda, et mul on nagu sellised võib-olla pigem sisepoole pööratud väärtused siis, et mul ei ole nagu ennemalt nagu väga vaja olnud nagu nii-öelda mingites materiaalsetes asjades ennast nagu väljendada. Aga nüüd on teised lood. Mul on vanaisa maja vaja ära parandada. Nii et nüüd ma hakkan oma sõnu sööma, et mind raha ei huvita. Väga huvitavaks. Aga jah, et ei, ma pöördun selle küsimuse juurde tagasi, et jah, ma tunnen ennast nagu mugavalt seal, et mind huvitavad elamused ja võib-olla see nagu esiteks, et eks ma tunnen nagu kodust välja minemata ka elamustest nagu rõõmu mingi ekraani vaheldusel või mingi käsitööd tehas või mingi, ma ei tea, joonistades või mida iganes on ja et nii palju, kui ma jõuan vähemalt. Aga et jah, et võib-olla lihtsalt teistsugused väärtushinnangud on, et täitsa okei on sõita ka vanema ja natuke lagunevama autoga ja elada võib-olla sükest tagasihoidlikumat elu, et aga jah, no ma ei tea, võib-olla siis on nagu see, et need ütleme niimoodi, et nüüd ongi see, et ma pean hakkama maja ehitama ja sellega tegelema, et see kuidagi on nüüd selles vanuses minuni jõudnud, et ma saan aru, et ma pean oma fookuse sinna pöörama. Ma usun, et kui ma ennast kätte võtan, et see on nagu saan hakkama. Muidugi saab hakkama. Suur maja või? Jaa. No okei, Viderfeld kuuled. Ei no jaa, see on tegelikult väga, ma ootan seda põnevusega, see on kindlasti nagu põnev väljakutse. Absoluutselt. Et see 100-aastane maja vaata, see on nagu one of a kind. Seal tuleb restaureerida kõvasti ka ilmselt. Ma ei tea, ma pean kõige selgeks tegema, mis korras see asi seal üldse on, võib-olla tuleb see on Tallinnas või? Jaa, Pääskülas, et tuleb teha clean plate võib-olla ka, ega ei tea. Et no anyways, hakkab Tabasco kindlasti mõjutama seda, ütleme Tabasco väljanägemine mõjutab, saab sellest mõjutatud, hakata tegema suuri kliente, hästi, ütleme, et teravust kaob ära. Treima kõvasti. No ma päris kliente ma ju otsimas ise nagu ei käi, et eks nad tulevad ise meie juurde ja loodetavasti ka ikkagi sellepärast, et on head tööd. Aga mul jätaks selle klientide otsimise kellegile teisele. Kliendi otsijatele. Ei, kui tuleb ette muidugi vaata, siis on hästi, aga et ma nagu keskenduks oma tööle, et mida ma päriselt hästi teen. Kuule, aga sa oled Hevvar. Teada olema. Selles maailmas küll raha palju ei liigu, kui üldse, aga liigub palju tööd plaadi ümbriste siis näol. Kas oled teinud neid palju oma elu jooksul või üldse mitte?
ei no ma olen teinud küll ja vanasti tegin palju, enam nüüd teen väga vähe. Et eks ma olen nagu võib-olla oma elukaaslase nagu ihudisainer, et kujundan ta loitsule neid asju, mida vaja on. Aga kuna see loits on ka selline, et ta ütleme nii, et iga 10 plaati välja ei anna. See on hea maitse tunnus. Ja, et ta nagu jah, tegutseb nagu muud moodi või mingitel teistel alustel, aga jah, et kõik, mis puudutab siis seda, ma olen aidanud, kuigi ütleme nii, et vahest on ikkagi see, et ma olen ka nii ülekoormatud, et Otto on ka võtnud neid särgikujundusi Soome mingitelt disaineritelt nagu juurde, sest ma lihtsalt vahest olen niimoodi, et tõesti sorry, et nagu ma ei jõua ja ma ei taha, et nagu sinu asjad, eks nagu minu pärast tegemata. Et pigem nagu ongi see, et vahest mul on nii kahju, et ma ei saa ennast paljundada, mind on ainult üks, et ma kindlasti neid võimalusi, mida kõike teha, meisterdada, välja mõelda, et neid on nagu nii palju, et lihtsalt mind ennast ei ole nii palju. Et mul on ju laps ka ja pädan 2 õigemini, aga et kellega siis peab tegelema ja et ma ei saa ennast pühendada 100% ainult loomingule. Ja Pasko ei ole ka teab, mis suur on ju, et seal on nagu vaja hästi intensiivselt tegutseda mitmel rindel korraga. Jaa, kuigi ta Pasko on jah ikkagi 2 korda suurem, kui ta oli aasta tagasi, et see, aga juba see on oma ette challenge, sest see muudab nagu päris palju nagu firma siseselt, et jah. Aga tuleb teil tihti kliente ja ütlevad, et tehke meile ka pakendikeskust või? Jaa. Jaa, väga tihti. No alles oli üleeile üks. Mis teete siis? Noh, selgitame ära, et ei ole mõtet nagu selles mõttes, et ju teha täpselt sama asja, oodata, et tabab sama edu, et eks igal kliendil ole oma nägu ja nii on. Et kõik saavad aru ka ja siis tegelikult tulebki iga kord mingi omamoodi asi, et pole olnud seda juhust, et nüüd kellegele teed pakendikeskuse, nagu tõsimeeli pakendikeskuse koopiat, noh. Aga see on tore, et üks asi on, mis nagu silma torkab ja selle kliendi meieni toob ja vähemalt siis kvaliteeti üritab sama pakkuda. Põhimõtteliselt olete nagu kriipsu peale teinud ükskõik, kes tahab teha midagi päevakajalist natukenegi, tõmmatakse kohe see. Saab pakendikeskuse süüdistusele. Teete siin tappa pakendikeskust, jah. Mõelgi ise midagi välja. Nüüd vabandust läks nii. Aga te võite sellised toote teha, nagu karbi toote, et nagu template'id on valmis, on ju. Ära pakendada. Ära pakendada ja siis meie lihtsalt kliendile, jah, tahate pakendikeskust, davai, see toode. Aga siis ta peaks seda pakendikeskusest ostma. Sest siis oleks nemad ka nõus äkki. Ma arvan, et see on päris hea mõte. Füüsiline, papist. Pakendikeskuse pakett. Jah. Minu arust hea mõte tootearenduse. Jätame meelde ja saada arve. Mis mina, ei tea rahast midagi. Aga kõigele lisaks sellele tööle ja elule, mida sa elad, sa õpetad ju koolis ka. Jaa, õpetan ja see aasta õpetan isegi rohkem kui varem, et nüüd veel annan tudengitele portfoolio nimelist tundi. Ehk siis aitan nagu lõpetajatel kokku panna selle, mis nad seal 4 aasta jooksul kokku on nikerdanud ja. See on EKAS siis, jah? Jaa. Aga kas noored meedia vahendusel ikkagi on kuulda, et nad on ikka täitsa hukas ja ei saa üldse midagi maailma asjadest aru või kuidas sul mulje on jäänud? Ikka saavad. Ikka saavad, või? Ikka saavad, jah. Ei ole midagi nii hull see asi. Eks see on nagu, see on siuke paratamatus, et ikka kiputakse võrdlema, meie ajal oli nii ja siis nüüd on niimoodi ja kogu aeg tundub, et noorem põlvkond midagi ei oska ja midagi ei tea ja juba ära illitatud, aga nagu minu arust on, ma ei tea, oletame, et meil on aasta 1924 ja siis vanainimesed räägivad selle noore põlve kohta täpselt seda sama juttu. Muidugi, alati. Jah. Et... Kogu aeg on ju kõik hukas. Ja see on minu arust naljakas võrdlus ka, et kui öeldakse, et noored ei tea seda, mida mina oma eluajal teadsin ja siis mõtlen, et aga sina tead, mis mingi 100 aastat tagasi oli mingisugune, ma ei tea, käibefraas oli. Et kogu aeg ju läheb aeg edasi ja et kellegi jaoks oled alati hullult
palju noorem või ja kellegi jaoks hullult palju vanem on ju. No, sama on, nagu vanasse rahasse ümber arvutamine, et noh kuhu maani, et ainult kroonini lähme või lähme rubladeni või lähme päris kuhugi vanasse aega edasi, tagasi on. Et see on päris ja rahasse arvutame kõik. Päris ja rahasse, kontidesse. Aga sa kasutad noori koolis päris tööde puhul abiks ka või mingid briefe viid neile, mis sulle on tulnud, ühesõnaga, kas sa annad neile reaalseid selliseid väljakutseid ka? Ja minu kursuse eripära ongi see, et meil on nagu alati päris klient, et tahakski, et teekski nagu viimase töö siis enne lõpetamist tudengid nagu päris kliendiga ja ma nagu proovingi nii teha, et ma moodustan nendest nagu miniagentuuri, et nad seal on küll jagatud vastutust rohkem ja me oleme võtnud ka nagu copywriterit mitmel korral nagu meie agentuurist appi, sest see on asi, mida ikka ei õpetata selles nagu segmendis, et tuleb ilmselt copywriting sinna. Aga jah, et praegu ei ole ja see ilmselgelt saad aru, et nad ei tule, et kui on head ideed ja isegi nagu ägedad skillid on ju, siis nagu selle koha pealt ei tule järgi ja siis tuleb nagu aidata ka, et on jah, kuidagi natukene selline mingi sümbioos tekkinud seal nüüd siis selle tegevuse käigus. Nüüd sinu nagu junior tiim nii-öelda? No jah, see on ikkagi korraks ja ütleme niimoodi, et tulemused on alati erinevalt agentuurist vaatama, siis mitte kunagi nagu seal ei ole garantiid, et see töö tuleb nagu päriselt professionaalne. Et see sõltub ikka väga palju, milline nagu tuumik seal on, millised inimesed seal kursusel on, kuidas nad omavahel tööle hakkavad, see on nii palju faktoreid on ju. Ja... Aga oled saanud midagi nagu nii-öelda reaalselt töösse ka panna sealt või? Isegi kuldmuna vist saite või? Kas see hemofiilia asi oli? Jaa, see oli tudengitega tehtud töö jah, et sellel töö läks väga hästi, et jah, Eka ka rõõmustab nende tulemuste üle. Nii et järelkasvu iseenesest täitsa nagu on jah? Jah, ma ei oska nüüd nagu öelda, kui palju sealt nendest tudengitest on nüüd nagu selle tõttu nagu reklaamitööle liikunud. Ma tean, et üks poiss sealt selle verekampaania kursuselt küll läks kuhugi väiksesse agentuuri. Ma oleks isegi ta hea meelega enda juurde tööle võtnud, aga ta ei julgenud tulla või tähendab julgenud ei olnud vale sõna, ta kuidagi tundis ennast ebalevalt. Ma ei tea, äkki tundus, et lähed suurde agentuuri mingi, ma ei tea, mida mult kõike oodatakse. Tihti peale mul ongi siuke tunne, et nagu naljakas on see, et noortel inimestel nagu seda annet nagu on, aga võtta just seda enesekindlust. Seda nagu bluffi pole. Jah, et ega sa ei saagi forseerida, see nagu kasvab inimeseks kujunemisega ja nagu, et see on selline asi, et see on nagu lumepall vaata, mille sa endale ümber rullid nagu see siuke koorik või eneseusk, et tihti peale noor inimene on jah kuidagi haavatav ja siis ta ei julgegi võib-olla mingit riski võtta. Aga mõni on õudne bluffija ja tulebki, et tegelikult midagi ei oska. Aga siis on ka piinlik moment, vaata, kui nagu seda ei ole, et sa ennast jõuga nagu käima tõmbad. Aga teil käib ka vahest pakkumas, et räägime kõigepealt palgast ja siis räägime kõigest muust või meil on küll olnud niisuguseid juhtumeid, kus ma alla 2,5 tonni ma üldse nagu põhimõtteliselt midagi ei tee. Mida sa oskad? Ei, räägime enne palgast. No meil üks kord oli või ma ei tea, kas ma peaks rääkima sellest, aga ma räägin selles mõttes, et midagi halba ka ei ole. Ühesõnaga siin koroona ajal me võtsime ühe välismaalase tööle, kes tuli hästi muljetavaldava portfoolioga ja see portfoolio oli tõesti siuke, et vau on ju. Ja siis me võtsime ta nagu tööle, meil oli hädasti nagu kiiresti inimest vaja ja siis ühesõnaga kui tööle hakkas, siis selgus, et see ikka ei olnud see portfoolio töö. Ja siis selgus, et seal kuskil välismaal kaugel kohas on need asjad natuke teistmoodi ja seal on portfooliosse pannakse ka tööd, kus sa oled teinud mingi mikroliigutuse. Oled portfoolio kokku pannud? Ma ei tea, kas just päris nii, midagi ta ikka oskas, aga see ei olnud ikkagi kindlasti see, mida ta nagu afisheeris. Aga samas ta oli ise nagu hästi nunnu. Aga meie teed muidugi läksid kiiresti lahku, et aga et lihtsalt, et selles mõttes see on nagu hea näide ja hea õppetund ka endale, et lase ikka see proovitöö teha. Et jah, päris nagu kellade ja vilede pealt ei saa tööle võtta, isegi kui tundub väga äge.
aga mis mulje sulle on jäänud, kas üldse on see reklaamivaldkond enam nagu nii kuidagi atraktiivne noortele? Jah, ma tahtsin ka seda küsida, et kas reklaam on üldse teema? Et kui varem bluffiti ennast sisse, siis nüüd bluffitakse välja. No tundub, et igal 10 on need oma mingid seksikad ametid, et kui praegu need mingid start-upperid ja influencerid, eks ole, siis no jah, mingi 20-15 aastat tagasi oli jah reklaamivaldkond on ju. Et eks siuksed jooned nagu muutuvad, aga ma arvan, et endiselt ikkagi suhteliselt hinnatud amet, ma usun, et keegi nagu halva pilguga ei vaata ja võib-olla ka pigem nagu ma ise näen näiteks ka oma missiooni kas või tudengitega töötades on see, et ma kuidagi süstiks neisse nagu seda arusaamist, et reklaam on tegelikult väga põnev valdkond, kus on võimalik väga nagu suuri asju ära teha, väga inspireerivaid asju ära teha, väga põnevaid asju ära teha, et ma muudaks nagu võib-olla minu ülesanne on muuta seal kohas nende nagu mõttemaailma või arusaama nagu, et kui alguses tullaksegi tundi, et mis see reklaam siis on, on ju, siis ma julgen öelda, et ma nagu näen, et tudengid muudavad oma mõtteid ja nad võtavad omaks selle, et vast siis nii palju ma saan ära teha. Ega neid reklaamitegijaid väga palju ei ole, kes käivad niimoodi nii-öelda propageerimas seda või reklaamimas. Ekas vist peale sinu ei ole ühtegi reklaamitegijad, kes käiks. No jah, otseselt mitte, et meie see õppesuuna toolijuht on tegelikult Jonel Lehari, vaata, kes on Identitist, et ta on küll rohkem disaini peal, aga ta ikkagi reklaami teinud, et võib-olla tema ju mind sinna nagu ma küll õpetasin tegelikult EKA-se ennem juba, ma olen õpetanud seal üle 10 aasta, et aga ma ennem õpetasingi Photoshopi ja brändingut ja mingid niisugused asju, aga seda reklaami asja täpselt õpetama, siis kutsuski Jonel mind, et jah. Aga kas Jonel on siis Identitist ei olegi enam siis? Ikka on kahel positsioonil. Kuidagi ka seal niimoodi koha kaaslusega. Rabeleb seal mitme koha vahel tundub, et aga seal on teised inimesed ka, ma näen, et kes seal meil kateedris on, kes tegelikult töötavad nagu ka kuskil, seal on veel seal disainiteaduskonnas on see sisearhitektuur ja mingi moekorraldus ja siuksed asjad ja siis nad kõik õppejõud, kes seal on, tegelikult on päevatööl mujal. Praktikud. Ja, see on väga hea, eks, iseenesest. Ja, sest see on sessioonõpe nagu, kus meie õpetame, mis tähendab seda, et meil nagu õpivad, töötavad tudengid. Et need ei ole nagu need, kes on hommikust õhtuni, et meie tunnid ongi õhtuti ja nädalavahetuseti. Aga ikka klassikaline nagu nii-öelda see bakalaureus. Need on vist natuke tänulikumad õpilased ka, et neil on see päris eluga nagu side on. Jah, ja mis ongi, mina leian nagu pluss, et tulevad inimesed, kes juba tegelikult võib-olla veits töötavadki natukene mingitel loovatel aladel ja siis tahavad ennast arendada. Et seal ei ole nagu seda mis tudengipõlvest võib-olla meelde tuleb, et osad, kes tulevad otse keskkoolist, siis nad on küll tublid, aga neil on nagu pea laiali otsas, et nad tegelikult ei tea veel päris täpselt, mis nad elult tahavad, siis seal nagu seda pole. Et seal on ikkagi juba kindel fookus. Kuule, aga räägi, mis sind inspireerib? Kus sa oma inspiratsiooni hangid? Paned enduundi möllama ja mis sind käivitab? Või mis sind käivitab? Ma arvan, et see tuleb nagu jooksvalt, et need ei ole nagu mingid konkreetsed asjad, et nüüd panen Metallica 84 mängima ja nüüd hakkab tulema, on ju. Et seda ei ole, on ju. Et see on ikkagi jooksvalt, et mis iganes põnev mingi innovatsioon, mingi uus vau-efektiga asi, mingi, ma ei tea, tehnika, ma ei tea, raamat, mingi vaadatud film, ma ei tea, ükskõik mis, mingi elamus nagu, mille endale kuhugi ära salvestad, et midagi nagu head sealt nagu välja noppida või meelde jätta või et ma olen ikkagi muutunud nagu selles mõttes selliseks
professionaalseks kretiinseks reklaamitegijaks, kes nagu kirjutab märkmikusse üles mingeid lauseid ja too sellest saab ju hea reklaami, et või mingi näeb mingit pilti on ju, et siis avastab, kuule, sellest saab ju reklaami teha, et nüüd ma olengi seal, et kusjuures kogu elu muutub reklaamiks ümberringi. Ja et ma mäletan, et kui ma seal Taevas asusin nagu art-direktorina tööle, siis mul kuidagi pakkus nagu rõõmu see, et nii kell 5 panin pastaka laua peale ja läksin töölt ära. Ja hommikul läksin jälle tööle, tegin päev otsa tööd, aga muul ajal ma nagu üldse ei mõelnud nagu töö peale, ma ei võtnud nagu stressi kaasa endaga koju. Et seda ei ole ammu enam, et ma nagu olin ikkagi täiesti nagu selle töö sisse imendunud, et see on nagu kogu aeg mu peas. Et võt, kui keegi oskaks mulle nüüd nõu anda, kuidas ma saaks nagu ennast sellesse muretusse staadiumisse tagasi keerata, aga asi on selles ka, ma olin noorem ja lihtsalt neid kõiki kohustusi ja muid asju nagu oli palju-palju vähem. See ongi elu. Aga kas nagu kogu aeg pidevalt mõeldes ja muud moodi nagu mitte olles, kui ainult nagu selles reklaami vaates nagu, kas selle võrra on siis nagu tulemused paremad ka, tulevad paremad asjad seetõttu? Ma ei oska võrrelda sellist asja, ma ei tea, kuidas teistmoodi on. Elu on suur reklaam, aga kas see vahel minuga on nii, et ma näen isegi unes reklaame. Vahest ärkan üles ja kirjutan öösel endale telefoni nagu mingisuguseid teleklippe üles, et sul on sama. Ja mulle vanasti ma isegi magasin niimoodi, et mul oli märkmik ja pastakas olid voodi all ja siis oli seal nagu mingi faas. Kas sa hakkad nagu uinuma või siis hakkad nagu üles ärkama ja siis on nagu tulevad need ideed ja siis kirjutad üles. Ja siis vahetevahel on niimoodi, et teen mingi väikse napsu ja siis tulevad mingid eriti lollid mõtted, siis kirjutan kõik üles, järgmine päev loen, vaatan, mis asi see veel on. Ärge saage aru, ma ei napsuta üldse palju, aga vahest juhtub ja siis nagu millegi pärast tulevad kõige lollakavad mõtted. Napsu mõju. Ma olen ühe korra näinud unes terve klipi ära ja seda siis unes oli see just kui presenteeriti ühe meie kliendi nagu klippi ja see klipp oli, ma unes vaatasin, et see on, kas te olete hullud peast, et te siukse asja tegite, see on kogu teie bränd nagu langeb koost. See oli mingisugune siukene nagu Catching a Predator mingi teema vaata, aga kuhu oli 2 uudistoodet sisse. Aga kas teil on olnud ka niimoodi, et näete seda klippi unes ja siis nagu päriselt tehakse ära või? Ma olen peaaegu ära teinud ühe asja, aga ei olnud mingi eriline. Aga mina olen teinud niukse asja ära, see ei ole reklaam, aga kui ongi, mul mehe bänd on Loitsa ja kui neil tuli välja see must album, siis seal oli üks lugu Haavad Uulitsal ja see lugu tegelikult ei ole seal plaadi peal. Sellel plaadil oli ka singel ja siis see oli üks 2 singli loost olidki mustad laulud ja siis Haavad Uulitsal oli lisalugu, nad ei pandki plaadil, neile tundus see mõttetu lugu. Ja mina nägin unes ära selle video otsast lõpuni. Ja ärksin hommikul üles, et see on nii, kuula mind, ma nägin nüüd selle loo video ära, see on selline, rääksin ära ja Sahto kuulas mind, ütles, et davai, teeme ära ja tegimegi. Ja see on nagu benchmark selles mõttes, et näiteks Henri Kõrvits ütleb siiamaani, et see on Eesti kõige parem muusikavideo. Et väga nagu äge tunne on, kui alataju dikteerib. Aga see on vist, ongi ülim tase, eriti kui alataju niimoodi tööle hakkab ja kui sa suudad selle nagu päriselt niimoodi ära teha, siis ega sealt enam kuhugi minna ju ei olegi. Kuhu edasi? Ma ei tõesti tea. Kunst on ju väga palju alateadvuse peal toimiv, eks ju, aga see on nagu ultra. Sealt edasi on juba, sa hakkad suhtlema inimestega mõttejõul ainult. Ma juba peaaegu et suhtlengi. Kuidas välja tuleb. Aga kui sa tööd teed, kas sa nokitsed üksi nurgas või teil on ikka kollektiivne siuke random laksamine? Ja ma arvan, et see on siuke päris vahelduv, et mulle meeldib nagu endal, ühesõnaga koroona ajal said nagu päris mitmed asjad selgeks. Esiteks on see, et ma sain aru, et ma olen ikka inimeste inimene, mulle see isolatsioon ei sobinud, mul tekkis nagu täielik deprekas sellest ja esimest korda elus. Ja siis
teine asi see, et ma sain aru, et mulle ka osaliselt sobib omaette töötamine, mida mul jälle ennem ei olnud võimalus kogeda. Ja ma saingi aru, et minu isiklikult loomulikult firmas on oma reeglid, aga et isiklik nagu valem olekski see, et sa näiteks pool nädalat töötad kontoris, ajad kõiki inimeste asju, teed koosolekuid, mõtled plaane välja ja nii edasi. Ja siis see teine pool on nagu see, kus sa oled kodus oma ette ja teostad nagu neid asju. Et ja siis on nagu võimalikult vähe vahele segamist, et nii täna ongi neljapäev ja siis ma olen täna selles faasis. Tegelikult mul on laps haige kodus ja ma täna töötasingi kodus. Et ikkagi vajad seda nii-öelda rahu, et osad inimesed on, kes ilma inimesteta üldse ei saa ja osad on sellised, kes inimestega jälle ei saa üldse. Ja ei, mul ongi nagu pooleks ja ma saingi aru, et see on nagu hea valem ja meil Tabaskas on tegelikult reedel on kodukontori päev ja siis nagu tegelikult klapib hästi. Meil on ka. See on see, kus saab reaalselt teha midagi segamatult. Ja tegelikult ongi, et selleks ajaks lihtsalt nagu teadki, et sellest nädalast teise poole on nagu sellised, kuna ma teen nagu loovjuhi tööd, aga ma teen ikkagi nagu AD tööd ka on ju ja et siis ma nagu nii-öelda füüsilisi asju teen nagu nii-öelda nädala teises pooles. Millise oma töö üle sa kõige uhkem oled? Ma arvan, ma olen üldiselt nende tööde üle nagu uhke, kus väga nappide võimalustega on saavutatud nagu maksimaalselt palju. Võimaluste all sa mõtled raha? Jah, et nagu või on siis näiteks brief on mingi hästi kitsas ja siis on nagu mingi, see on nagu mingi lill, mis avaneb, vaata, et see on nagu hästi nagu väiksest lähteülesandest nagu mingi maksimumi nagu suudad välja nagu võluda. Et niisugused asjad, see on nagu sisemine challenge. Te küsite, mille üle ma uhke olen, see nagu mulle isiklikult pakub nagu kõige suuremat rõõmust. Ma olen ju ikkagi loovtöötaja, et ma siin tean väga hästi, mis on ärikasum ja mille jaoks me seda reklaami teeme, ärme unusta seda ära. Aga et nagu jah, et loovtöötajana. Ja muidugi selle õnnestunud tudengite töö üle ma olin väga uhke, et see nagu läks üle ootuste nagu hästi või kuidagi nagu veel pärast saatsime siis agentuuriga veel auhindadele, et see rollis seal ka veel pikemalt ja niimoodi. Et jah, et või kui ma ei tea, siis ma tunnen rõõmu sellest, kui koos kolleegidega tuleb mingi, ma ei tea, nutikas, mingi sõnamäng või mingi ootamatu nagu lahendus, et mida sa nagu arvad, et kuidas me oleme reklaamis nagu kohas, kus justkui tundub, et kõik on tehtud, eks ole. Et kui sa leiad selle kitsa pilu, vaata, et kui sa avastad, et et äkki seda polegi tehtud, kuule, et vau, on ju. Et siis on äge tunne. Selle nimel tasub töötada. Avastuste rõõm. Jaa, täiega avastuste rõõm. No ja see vist ongi see, mis nagu hoiab väga paljusid selle töö juures, et mingi kaif, mis sellega kaasneb. Et sa otsid kogu aeg seda järgmist doosi nagu taga, et loomingulist kaifi. Ja ma nagu ikkagi tahan ja julgen arvata, et meil on nagu agentuur selline, et kui kellegil tuleb mingi äge ideeks, siis on nagu avatud nagu laud, et kohe ongi, lähedki teistele rääkima, kuule, mul tuli üks mingi hull idee, või tuleb briefimise käigus, et ma ei tea, et nagu et täitsa selline, et kõik on nagu vastuvõtlikud või nagu, et aga teil on ka avatud ju kontor, et seal saabki rahulik kogu info on nagu liigub ringi. Ja meil on nagu hästi dünaamilised tiimid, mis tähendab seda, et meil ei ole see, et mingi kindlad inimesed töötavad koos, sest muidu tekib hästi, võib-olla siuke nagu mingi rutiinne mõtlemine või et siis nagu niimoodi nagu vahetad neid tiime. Kuule, aga ennem korraks käis läbi sõnamäng ja kuidas sina suhtud sellisesse, reklaamis hästi palju käib kalambuuri ja sõnamängu, on ju. Et on erinevaid arvamusi. Milline sinu arvamus on selle kalambuuritsemise osas just siis reklaami vaates? No arvestades seda, et ma töötan ikka Tabascos, siis ma ei saa ju siin kuidagi öelda, et mulle need kalambuurid ikka üldse ei meeldi. Et ei,
ütleme niimoodi, et eks see kalambuuriga ka saab ju liiale alati minna, et sa pead nagu aru saama, et kus noh, see on nagu sama asi, et kui nagu nalja teed, vaata, et noh, sa pead aru saama, et kuule, okei, nüüd juba aitab küll sellest naljast, on ju, et noh, nagu seal võiks kuskil see pidur olla, eks. Et aga noh, ütleme nii, et eks kalambuuritsejatel vahest on nagu see, et ongi nii naljakas ja siis nagu rollib nagu pikalt, et võib-olla seal võib see nagu siuke nagu mõttekoht tekkida, et millal nüüd nagu tasuks juba ära lõpetada või et kas ollakse sellest nagu tüdinud, eriti kui tegemist on avaliku kalambuuriga, üksi olles teha nalja nii palju kui tahad, vaata peeglisse ja naera. Ise endale videokonverentsi võiks teha. Ma nagu taaskord jõuan muidugi jälle oma nagu elukaaslaseni, kes on nagu, ma arvan, et kõige parem kalambuurimeister Eestis. Ja kui ma olen taga 20 aastat koos elanud, siis ütleme niimoodi, et no kui lihtsalt iga päev naeratama nende kalambuuride üle ja veel ei ole üldse igav hakanud, ikka on naljakas, et siis järelikult ma olen nendele kalambuuridele ka nagu vastuvõtlik. Aga Ahto ei ole mõelnud hakata copywriteriks või? No või ta nagu ongi poole kohaga tänu sinule? Jah. Ma võin öelda, et kuldmunal on antud ühe korra välja kalambuurimuna ja see on just antud selle eest, mille Ahto välja mõtles. Et ja ta on olnud väga palju abiks, aga no ma aitan teda ka. Nii et see on käsi peseb kätt nagu värk. Eksin ma. Nii, see selleks, aga ei no ja just ma tahtsin küll, et käsi peseb kätt, et sina annad talle nagu musavideosid ja vastupidi. Unenägusid. Austiil. Kuidas sul AI-ga on? Väga hästi on. Adobe Illustrator siis mitte. Ja ikka mõlemaga on hästi. Ei, selles mõttes, et ma ütlen, mulle meeldib igasugune innovatsioon, mind huvitab ka tehnika ja niisugused asjad, et ma võtan võib-olla keskmisest lihtsamini igasugused uuendused omaks ja mul on nagu kohe, et kui ma näen juba kuskil on mingi uuendus, siis tavaliselt mina olen esimene, kes seda uuendust näpib. Et selles mõttes, noh, tihtipeale ma ka loobun kohe, kui ma saan aru, et tegemist on nagu keeruline. Mingi asjaga, mis nõuaks nagu mingi igaviku, vaata, et seda nagu väga hästi selgeks õppida, et kuskilt sa pead nagu aru saama, et kus see nagu, et kas sul on nagu see, kas see tuleb sul nagu kiiresti ja kui see tundub, et vist väga kiiresti ei tule, et sellesse peaks nagu tohutult keskenduma, pühenduma või see on näiteks mingi vidin või mingi asi, noh, mille meistriks saadaksegi ainult nagu seda teed minnes, vaata, ja siis ma saan aru, et okei, et ma vist juba tean, mida ma nagu hästi oskan, aga et mul on nagu ülevaade olemas ja et millega nagu mida teha saab ja ka ma kasutan AI-d igapäevaselt praegu. Aga kas sa kasutad teda nagu kavandamiseks või kirjutamiseks? Kirjutamiseks üliharva, et ma, noh, kuidas ma ütlen, ega selles AI-s on ka see, ütleme, AI-l on ikka see AI maitse, on ju, et on nagu see sünteetiline. Ja, et see geneerilisus on sinna sisse kirjutatud, on ju, aga ütleme niimoodi, et ka mingites asjades, kuidas ma ütlen, ma ei näe, et see on probleem, et oleneb, mida sa taotled, kas sa teed kunsti või sa teed nagu reklaami ja ütleme niimoodi, et ta ei tohi välja näha võib-olla minu enda standardite järgi kuidagi 6 sõrmega ja nii edasi või mingi väga nagu mingi halva resolutsiooniga, et me näeme neid halbasid AI näiteid iga päev, eks ole, või kuidas seda nagu väärkasutatakse. On ka väga ilusaid asju. Aga on ka super ilusaid ja täpselt nii ma suhtungi, kui sul õnnestub sellest välja muneda meistriteos jumala eest ja kui ei õnnestu, siis nagu see jääb sinu hingele, et ma arvan, et see on nutikas töövahend, kui sa oskad seda nutikalt kasutada. Ja promptimine on sul täiesti selge. Ja täiega käpas. Ja kasutan umbes 4 erinevat AI-programmi. Ja milline kõige mahedam on? Tead, mul on mingid etapid, ma hakkan kuskilt pihta ja siis ma nagu liigun läbi nende, et ma kasutan nagu kombineeritud tehnikaid, et üks ilma teiseta nagu ma olengi aru saanud, et ei ole täiuslik. Seal ei ole seda täiuslikku asja veel. No need alles õpivad ju need protokollid, eks ju, et nad on kõik alles nii-öelda beta faasis sisuliselt nagu päris toodeti just kui ei olegi. Aga nagu mul siin kolleegid rõhutavad, et kõige ägedamad on ikka need mingid napakad vead, mida see teeb. Ja me tegime ka mingisuguseid kavandeid, kus oli
et noh, genereeri auto, mis ei ole ühegi nagu auto, noh brändi auto, et reklaamis ei tohi ju, kui sa ei tee sellele auto brändile reklaami, siis ei tohi olla brändi auto. Sealt tuli ka mingi 3 kojamehega ja 6 rattalisi ja ma ei tea, mis imetuledega, aga jumala ägedad nägid välja, eks, aga täpsemalt vaatama, 2 rooli, Kusjuures ma siin just paar päeva tagasi chatisin siis Piia Põldmaga Taevast, et ja ka mingi AI teemal siis oli meil see jutuajamine ja siis ta näitas mulle ühte seda A. Le Coq'i reklaami, mis oli siis see kammisassi, see null, eks. Et ei ole vaja sassi kammida, oli seal see nulli reklaamis, et mingi meesmodell kaunis tätokatega, palju ülakehaga oli tehtud siis selle AI-ga, on ju. Ja siis Piia ütles ka, et aga et kumb ta nagu sisestas siis seda prompti, et siis oli AI oli talle teinud, ta oli tahtnud seda meest vist nagu sauna taustal ja siis see AI oli teinud talle tätokatega sauna. Ma olin nagu vau, jumala äge, nagu, et noh, see kõlab nagu juba nagu põnevalt, eks ju. Sulle saun. See on nagu mingi tõrksa taltsutamine. Ja. tee mul sauna taust, ei ma teen sulle tätoka, saun on. No ja vaata, loomingus on ka ju või vähemalt jah, mingis siukses kujutavas kunstis ja disainis, et tuleb mingisugune kiiks või mingi viga kuskilt sisse ja kui nagu tähele paned selle õigel hetkel ära nagu tabad, siis sealt areneb tavaliselt mingi väga lahe nagu eriline asi on ju, et see AI-ga on see näinud natukene nagu lihtsamaks selliste vigade tegemine, et ta lihtsalt ainult vigu tihti teebki on ju. Tea, võt see on jah nagu, et päris huvitav on vaadata, et kuidas ta hakkab nagu, kui sa oled ühe korra mingi prompti sisestanud, ei ole sellega nagu rahul, hakkad seda ümber tegema, sest ta võib nagu mulle visaks muutuda, et ta nagu ikka ei taha nagu, või ta ei allu. Tõsi. See ongi juba esimene märk sellest, kuidas AI võtab üle maailma. Aga kavandamiseks geniaalne. Sükest asja enne kunagi pold, keegi sirgeldas lihtsalt, aga ei saanud ise aru, mida sa sirgeldasid, ei saanud klient aru, mida sa sirgeldasid, aga nüüd sa lihtsalt nagu tele storyboard'id asjad. Annab võimaluse asjadest ühtemoodi aru saada nagu aega mitte raisates, et selles mõttes aja kokku oli mõttes nagu geniaalne asi. Ja teine asi, et see optilisus, eks ju, et sa saad seal neid lense ja asju nii-öelda timmida, et sa saad nagu täpselt teada, mis pildile üldse mahub. Et kui sa nagu ette kujutad pilti, siis sa kujutad ju tervet maailma. Aga fotoaparaadist, kui sa vaatad või filmimasinast vaatad, siis on maailm väga piiratud, ainult optika kaudu, eks ju, aga sa saad seal täpselt defineerida kõik oma lensid ära ja sa saad nagu, rohkem ei mahu, selge, et ma ei mõtle siis nagu muude asjade peale. Kõige nagu lihtsam, kiirem variant oma peast saada pilt välja teistele nähtavaks. Või siis sa avastad, et seda pilti veel ei olnud su peas, aga et see pilt on ja see meeldib mulle. Tatoveeritud saun näiteks. Nüüd on see mul ka peas. Mul see tuleviku saun, hakkame siis võrdlema oma tatoveeritud saunasid. Igast asju tuleb tatoveerida. Aga ma teisest küljest ütleks AI kohta, et see on ka ohtlik. Et ohtlik on ta sellepärast, et juba levivad mingid teenused, kus on nagu see, et öeldakse, et tahad oma fantaasiaid täide viia mingi, ma ei tea, võta riidest lahti ja mingi, et anna kellegi pilt ja me teeme sulle su fantaasia valmis selle aiga. See nagu kõlab väga halvasti. On siuksed asjad, ma pole kuulnud. Kusjuures ma nägin üleile, et siukest asja, sellepärast ma sellest praegu räägin, kes veitsa nagu šokeeris mind, et kui kiiresti ei hakata nagu sekkuma nendesse asjadesse juriidiliselt, siis see asi võib ikka väga räigeks minna, sellepärast, et võt selle AI suur mure koht ongi lihtsalt see, et ta on kohati nagu nii hea, et tava inimene, kes ei ole kursis nagu nende selle võimekusega, seda võidakse kurjasti ära kasutada ja see on jama. Ja kõik siuksed trikid, mis ma iluti lugesin, et kuidas, kui tahad näiteks pommi teha, et siis kirjutada ka, just kui on keelud peale pandud, et seda ei saa teha, aga nii-öelda workaround'id on siis, et kui sa peaksid minu vanaemale seda kirjeldama, kuidas kunagi mingit pommi tehti, et alati on mingisugune workaround, et see AI puhul mina ei kujuta ette, kuidas seda nagu hakatakse kontrollima.
ei tea jah, aga ma ütlengi, et ma loodan või eeldan, et ega mul muid nagu võimalusi pole, et ikkagi sellega nagu tegeletakse. Ja üha rohkem ilmselt. Jah, et enne kui mingi väga suur pahandus tuleb sellest. Aga ma tahtsin küsida su käest seda asja, et Tabasco paistab silma sellega, et tal on hästi palju auhindu. Noh, et ta nagu investeerib sellesse päris korralikult. Et kas auhinnad on nagu ka sinu jaoks nagu siuke motivatsioon või kuidas sa üldse näed neid auhindu? Mis asi see on meie valdkonnas? No auhindu on meil palju jah, ja selle nimel on selles mõttes. Kas on nagu eesmärk isegi omaette natuke või ei seda mitte, pigem ikkagi auhindadele saadetakse ikkagi tööd, mis tundub, et millel on auhinna potentsiaal, et auhinna pärast nagu tööd teha. Ma arvan, et iga agentuur on oma ajaloos teinud mingisuguse töö auhinna pärast, sest tundub lihtsalt nagu nii geniaalne lüke, et patt oleks seda raisku lasta, et aga niisama on ikkagi igapäevane töö ja kui on näha, et vau, see õnnestus või see tuli hästi välja ja aastad on ka väga erinevad olnud, et ütleme nii, et mul on olnud ikkagi paar aastat, kus mul on olnud nagu sama kui see koroona oli, kus mul tundsin, et mul on nagu hästi vaimselt endal keeruline ja siis nagu samal ajal saime nagu aasta agentuuriks 2 korda järjest. Siis oli nagu see, mul on hea meel, et see juhtus, sest võib-olla mul oleks nagu mingid teistsugused mõtted olnud. Et selles mõttes see kindlasti nagu aitas, et see tunnustus tuli siuksel hetkel, kus sa ise ennast nagu ei tunnustanud üldse, eks ju, et see tuli nagu üllatusena. Et selles mõttes see kindlasti, kui sa oled tegelikult nagu võimekuse poolest nagu heal positsioonil, siis see on nagu olnud nagu ootamatu nagu abi, et olla ikkagi heal tasemel, et mis ma oskan veel öelda? Mis sa küsisid? Ei lihtsalt, et kuidas sa suhtud ja mis sinu arvamus sellest on, et päris palju on nagu agentuuri, kes vähemalt teevad näo või ütlevad, et see auhind, ega me auhindade pärast ei tee, et me siin teenindame klienti, on ju. Siis on agentuurid, kes kelle jaoks on ülioluline, eks, et nimesid nimetame, Eestis on veel agentuure, kellele see ongi motivatsioon, mis neid koos hoiab, on ju, ja sellel hetkel, kui enam sa neid ei saa, siis tekib segadus, on ju, vaimne segadus, et see on nagu jälle ületähtsustamine, eks ju, et seal kusagil on see sweet spot, kusagil seal keskel on, et ma saan aru, et sinu jaoks on see kusagil seal ongi, et kui ongi hea töö, jumala eest, andku auhind, kui ei ole. Ma arvan, tervikuna võib küll öelda, et me oleme pigem seal ületähtsustamise poolel, et see on ikkagi nagu olnud kuidagi, tundub, et on hakanud nagu mingi drive tekkima sellest, vaata, et nüüd on nagu minek, on ju, et nüüd nagu läheb, on ju. Aga meil on ikkagi olnud ju tegelikult mitu aastat, kus me pole saatnud üldse ja võt, me olemegi võib-olla pigem nagu siuke kahes äärmuses, et kui ei ole häid töid, siis võtame pausi, siis me ei keskendu kuldmunadele ja asjadele, on ju, ja kui on näha, et siit tuleb ports häid töid, et saadame siis nagu ära, on ju, aga eks see on jah, kuidas ma ütlen, nüüd on siin, ma olen Tabascos 15 aastat töötanud ja eks see ütleme niimoodi, et see tohutu elevus nende auhindade üle, see jääb ikka sinna kuhugi alguse aastates, et tore on ju saada oma töö eest tunnustust, on ju, võib-olla mul oli hea näiteks eelmine aasta saada ambient reklaami eest kuldmuna, sest ma ju õpetan nagu tudengitele, selles mõttes õpetangi nagu ambient või guerilla reklaami, see ongi minu kursuse nimi. Et siis ma olen nagu õppejõud, kes on saanud sellel alal nagu parima tunnustuse hetkel, on ju, et see nagu et su sõna loeb järelikult. Et jah, et järelikult ma siis ikkagi valdan nagu seda. Sa ikkagi tead. Et võib-olla see on nagu hea vastus, et selline nagu konkreetselt spetsiifiline valdkondlik tunnustus sellel alal on mulle nagu, jah, teeb nagu ikka head meelt. Ja siis ta on nagu rohkem ikkagi, eks ju nendele konkreetsetele tegijatele, kes need auhinnad saavad, et on agentuurid, kes kirjutavad endale nagu, et meie agentuuril nagu tegelikult on see puhtalt ju talendi küsimus, on ju,
et need inimesed saavad selle credibility isegi rohkem, on ju. No aga vaata, see agentuur on meil nii väike olnud, et see koosnebki nendest inimestest, siis ei olegi nagu muud varianti. Et meil ju tulid projektijuhidki alles 2 aastat tagasi tööle esimesed. Et noh, kõva sõna. Jaa, ei no see on tore, et tulid. Aga kuidas meeldib? Meil on toredad projektijuhid, 2 tükki, et kõigepealt tuli 1 ja nüüd tuli teine veel. Et selles mõttes nagu jah, need inimesed ongi see agentuur ja see tunnustus ongi siis nagu otse neile, et tegelikult see ongi sellisel juhul nagu seotud. Ja peegeldus. Jah, selles mõttes tagasiside, et kui seda nii võtta, siis ei lähe lõhki, vaata. Aga sa näed, kuidas kliendid, kas neid huvitab väga? Väga erinev, et osad absoluutselt ei huvita ja osad on nagu see, et kuldmuna tahame, noh, et. Tavaliselt nad ei saa, siis kui nad väga tahavad, siis. Aga no nagu näiteks, noh, võtame kas või pakendikeskuse, on ju, siis meil on pakendikeskusega olnud paremaid ja halvemaid aegu, et on aastaid, kus me ei saa neile ühtegi muna, on aastaid, kus läheb väga hästi ja nemad on nagu kõiges alati väga toetavad. Noh, näiteks, eks ju. Et selles mõttes, et nagu üks klient, kes on sinuga heas ja halvas, on ju, või no mis halvas, see ei olegi halb tegelikult, ütleme niimoodi, et kuldmuna pärast ma ei ole küll oma elus ühtegi pisarat valanud. Ei no see on ka päris huvitav, et mõnikord mõni aasta ei saa nendega muna, on ju, et see ei ole tingimata halb, lihtsalt ei ole nii hea olnud, on ju. Aga kuldmuna selles mõttes on igal juhul nagu tervitatav asi, et väga põnev on ju alati vaadata, et kas oled ise žüriis või vaatad pärast nagu neid nii-öelda shortliste, et mis siis nüüd nagu tehtud on ja et just on nagu väga üllatav on see, et jumalast palju on töid, millest pole kuulnudki ja siis vaatad nagu vau, no siuke asi on tehtud, et kus kohas see on, miks ma seda näinud ei ole, aga et noh, et vahet ei ole, aga tihtipeale nendes töödes just on neid üllatuslikku momente, sest need tööd, mis on juba kiita kuskil saanud või ringlevad, noh, neid sa tead, on ju, aga et see on siis siuke tore aeg, mida aastas oodata ja siis audit, sirvida neid. See on nagu aasta audit, on ju, et võetakse kokku. No, mis te siis teinud olete? Ja vahest, kui on nagu see ka, et vaatad, et noh, mis siis nagu saadakse auhinnatud, võib-olla see üldse nõus on ja vaatad, issa, miks see sellele auhinda anti või siis miks see ilma jäi. Aga et noh, et nagu see diskussioon tekib, kõik kontoriski räägivad ja arutavad, on ju, et nagu, et see on noh, põnev siuke elevust tekitav periood. Jah, see tekitab nagu ka teadlikkust reklaamist kui sellisest, eks ju, natuke laiemalt, et see on tähtis. Aga kuidas üldse reklaam sinuni jõuab? Kui sa ütlesid, et mingid asju ei näe üldse, mul on endal ka siuke tunne, et mul on põhimõtteliselt kõik kanalid kinni, kus reklaam üldse vähegi tuleb. No mul nagu, ma vist olen selles mõttes lihtsalt ei jõua selleni, mul seal Facebooki feedis viskab küll nagu igast crap'i ette. No ma nagu klõpsin kinni ka neid, aga no kas sa jaksad seda klõpsimisega tegeleda, ei jaksa. Et noh, sealt näed sa nagu vahetult ilma filtrita ja mingis mõttes ma mõtlen, tegelikult on see hea, sellepärast, et see hoiab sind nagu, see on nagu siuke conscious, see hoiab sind nagu see, et sa saad aru, mis päriselt nagu maailmas toimub, 99% on ikka puhas sitt. Põhimõtteliselt saad aru ja siis. Jah, no ma ei tea. Kas on nii väike protsent? Kas nii väike, 99,8? Et kuna ma kunagi olin sunnit, vaata kuna, tausta infona. Facebookis on see Eesti disainerite grupp, eks ole. Ja siis inimesed hakkasid sinna nagu ma olen seal ka üks nagu see adminidest. Inimesed hakkasid massiliselt postitama sinna nagu, et vaadake, mis jõledust on tehtud appi, et mis asi see on. Ja kuna see muutus nagu massiliseks ja reostas seda gruppi, on ju, siis ma lõin nagu igaks juhuks selle tõrama ei või kui halb disain reklaam nagu gruppi, ütlesin, et no, palun pange sinna kõik, mis siia sobi, elage ennast seal välja. Ja no ma arvan, et seal on nagu umbes 5 korda rohkem liikmeid kui seal Eesti disainerite grupis. Ega ma seal, noh, ütleme niimoodi, ma olen halb admin, ma ei tee seal peaaegu mitte midagi, vaata, lihtsalt see ongi siuke nagu, aga noh, ma ütlen, see annab siukse elulise pilgu, et kui tahad nagu vaadata, mille pärast inimesed muretsevad, mida nad märkavad, mida nad ei märka, on ju, siis noh, võid korraks vaadata sinna, eks, aga liiga palju aega pole vaja kulutada. Ja ikkagi inimestele läheb korda, kuigi nad ütlevad, et ei, neid ei huvita reklaam,
ma ei näe reklaami, ma olen kõik välja lütanud, tegelikult kõik on kursis kogu aeg mingite asjadega, kui kogu aeg on ilgelt opinionated nagu mingite asjade suhtes ja disaini suhtes samamoodi ju. jah, aga ütleme niimoodi, et palju õnne filtreerimisel et noh, mis sealt nagu välja noppida ja mis ja mina üldse tegelikult ma ei ole eriline kommentaaride lugeja, et mul on siuke tunne, et sellest on võimalik ära uppuda, noh nagu mõttega ja siis no mul kunagi oli üks situatsioon, kus ma olin seotud ühe avaliku poliitilise aktsiooniga kogemata ja siis ma nagu võtsin teadliku otsuse, et ma kommentaare ei loe. Ja nüüd ma loen tõesti ainult nagu neid kommentaare, et kui mul on mingi thread, mis mind nagu huvitab, et võib-olla siis ma sealt nagu vaatan natukene, aga üldiselt ma nagu sükast, kui ma näen, et on juba selline nagu intrigeeriv teema, siis ma juba, ma ju tean, mis seal on, et seal ma oma aega ma sinna küll ei kuluta, kindlasti mitte. Väga õigesti teed. jah, selles mõttes on küll, kui sa oled ühte lugenud, siis sa oled neid kõiki lugenud, vahet ei ole. Põhimõtteliselt jah, eriti tänases Eestis, kus on nagu kõik nii mustvalge nagu hate or love, rohkem variante pole nagu, mitte mingit. Aga see tund on meil jooksnud praegu niimoodi, et meil ei umbes nii palju küsimusi jäi küsimata, nii palju. Järgmiseks saateks või? Järgmiseks saateks. Kessu 2. Väga hea variant. Et aga meil on ikkagi lõpuküsimus ja selle küsib traditsiooniliselt alati Oden. Palun. Kas reklaam on kunst? Vahest on, vahest ei ole. Aitäh. Aitäh. Chili.